no tundub ikkagi, et võib-olla ma olen idealist, aga minu jaoks ikka demokraatia nagu väärtus küll omaette ja kõik teised riigi valitsemise viisid viivad varem või hiljem ikkagi veel halvemate tagajärgedega. Et demokraatia valab aga kindlasti tasakaalustusmehhanisme. Ja selline demokraatia ala Novgorodi veetš, et me karjume, kes kõige karjamini karjub, eks ole, sellel on alati õigus ja siis vähemust tallatakse jalge all. See demokraatia vii ka mitte kuhugi, eks ole. Tõenäoliselt, kui me paljusid asju siin Eestis ka uuriksime ja mõtleksime nende peale, et siis enamus nendest võib tõesti arvata, et kuule, et me ei taha seda tegelikult üldse. Aga on jah, see piiri küsimus, et kas siis mingeid asju peaksid otsustama siis rahvas nende enamusega või inimesed, kes sellest mõistavad midagi, eks ole. Asjatundjad, mis on kohe jälle küsimus, kust need asjatundjad tulevad, kust nad oma õigused saavad öelda, eks ole. Et noh, ka mina arvan, et kui Eestis keelata surmanuhtlust, tõenäoliselt enamus oleks surmanuhtlust tegelikult toetanud need arvatavasti sellel ajal vähemasti need. Võib-olla praegu enam ei toetaks, ma arvan need. Aga siis kindlasti oleks, mitte kindlasti, aga suure tõenäosusega oleks nagu toetanud, kui oleks nagu demokraatia järgi puhtalt nagu võtnud inimeste koalitsiooniga liitumise ajal. Aga inimesed võtavad seda, aga inimesed nagu paranevad kuidagi ajaga, et ses mõttes need on vaja mehhanismi ikkagi küll, et seda demokraatia varju külge kõik kõrgemini, ütleme, massidega manipuleerimist kuidagi tasakaalustada. Seda me ju näeme siin ka samas koroona puhul, kui tegelikult ikkagi inimesi on võimalik nagu lükata liikvele küll siin, need isegi uskumatu, eks ole, siin kõik tuhanded tulevad välja ja nõuavad tegelikult mis absurdseid asju, võib-olla kohati isegi, kui sa takkajärgi mõtled need, mis nad siis tahavad üldse, ja näevad nagu just riske siin või teemoneid igal pool, et siis on mingisugune tasakaalustusmehhanisme vaja. Ma arvan, et meil Eestis on asjad ikkagi võrdlemisi hästi läinud, et meil ei ole kuskil need ja ma arvan, et see üks väärtus on olnud see, et meil ei ole keegi siin absoluutselt enamus siin riigis saanud need võimule, ka poliitikutest, poliiterakondadest ja valimissüsteem on meid nagu säästnud siin kuidagi. Et ei ole sellised absoluutsed võimalused ja see, kui on absoluutne enamus, siis tekivad ka niisugused absoluutsed kiusatused, need ei teha just lollusi, need ei rohkem nagu teiste riikide kogemus näitab ja seda enam ei taha keegi võimult enam taanduda, eks ole, ja siis sa liigudki selle rahva ja selle manipuleerimise järgi, et ses mõttes, et on meil nagu õnne olnud. Mina ei ole tajunud, et meil Eestis nüüd selline demokraatia tohutu, meil oleks nagu mingi suuri probleeme meie oma demokraatiaga siin, et kanalid on erinevad, need inimesed saavad väljendada ennast, vähemusi, jah, teinekord siin surutakse maha, aga mitte ka niimoodi, eks ole, et kuidagi see nüüd väga niimoodi hullult väljenduks siin, et loomulikult on mingid vaidlused, aga üldiselt siiski see arusaam, et vähemustel on ka mingid õigused demokraatias, on siiski, ma loodan meie inimestes ja vähemalt enamuses nagu mingil kujul olemas, et see ei ole niimoodi, et mulle ei meeldi siin need samasoolised, eks ole, et me tahab need ära tappa või välja saada, ei ole ju sellist suhtumist, ei ole ju rahval ikkagi need, et see on see, et jah, et me ei taha, et nad siin võib-olla siin afišeeritakse, me ei taha võib-olla ühte, teist ja kolmandat, aga mingid äärmuslikke suhtumisi meil ka ikkagi ei ole ju siin. Ei ole ju ka nii, et Eesti tahaks, et kuule, et jah, et venelasi ei oleks Eestis nüüd, et me saadaksime nad välja kõik, et see ei ole niimoodi, eks ole, üldiselt ju. Isegi kui paljud meile neist ei meeldi võib-olla siin üks ju. Et me küpseme siin tasapisi ikkagi, nagu kõikide vanade riikide puhul see ka on, et ju see on vajalik. Ju see on vajalik ja vaatame, Šveitsis töötab ikka kõik asjad referendumil siin ja see võtab küll vaeva ja nõuab nagu vaeva, aga inimesed lõpuks ikka arenevad selle jõuavad tulemusteni kah. Et ma näen ka enda siin ka Riigikohtu üldkogus tuleb enamusega otsuseid teha, et need alati on see kompromiss, sa üritad ikka läbi rääkida, leida tulemusi, et mis nagu enamust ikkagi rahuldaks, lõpuks mingil hetkel ei saa, üks hetk tuleb nagu piirid ette, eks ole, et enam ei ole võimalik, et ei ole kõik ei saa lihtsalt, kui ikkagi ühele meeldib must ja teisele valge, ei ole võimalik öelda, et teeme halli lihtsalt, eks ole, et neile ei sobi see vast, et mina ikka usun demokraatiasse, ma ei usu seda, et meil oleks Eestis vaja mingisugust teist riigivalitsemise vormi, et see kuidagi meid aitaks siin väga paremini edasi, et või isegi see tarkade kogutüüpi, ma olen Singapuris paar korda olen käinud, seal kuulis nagu huvitav, ma saan aru, et see imelik pool autoritaarne tarkade kogutüüpi riigi juhtimise korraldus seal on,
et noh, et ma arvan, et selleks on ka teistsugust inimesi vaja, et Eesti inimesed on tohutult egalitaarsed ikkagi, et meil on see soov nii-öelda, et noh, et keegi ei ole siin tähtsam kui teine, et noh, see ühtepidi kisub seda riiki tagasi, aga teistpidi hoiab ka kogu aeg valvel, et noh, et keegi ei võta siin võimu. Et meie inimesed siin ikka seda võrdsust ja et siin noh, see piisab ka sellest, kui sa käid nüüd erinevates maailma riikides käid ringi, et noh, suhtutakse nagu siin ka oma riiki võimu ja valitsusse või noh, et noh, kui sa lähed mingi Bütsansi tüüpi riigis, kõik sõidavad sul alati mingid vaibad ja autod ja politseid sõidavad, meil ei ole, meil häiriks inimesi, eks ole, kui sihuke asi oleks, noh. See on teistmoodi need ja ma arvan, et see mõistlik on meil on mõistlik rahulik riik, mina ikka optimist.